Tere taas Autonete proovisõitu vaatama. 33 aastat ja 5 põlvkonda on iga automudeli jaoks juba täiesti aukartust äratav iga. Opel Corsa on selleni jõudnud ning me täna uurime, kuidas Corsa E, just see on selle mudeli koodnimetus, mis ka lähiaegadel meie müügisalongidesse jõuab. Uurime siis, mida see auto endast kujutab ja loomulikult, mis meid kõige rohkem huvitab, kui sõidetav see on. Aga alustame disainist. Nagu me kõik teame, oli 10 aastat tagasi Opel väga raskes majanduslikus olukorras, praktiliselt pankroti veerel, kuid siis toodi välja suur sedaan Insignia ning ilmselt pole eriline vägitükk väita, et just see auto päästis Opeli pankrotist. See auto oli ilus, stiilne, agressiivne ning ka tänased Opelid kannavad üsna mitmeid Insignia disainielemente. Tõsi, aeg on küll vahepeal kõvasti edasi läinud, seetõttu tuled on venitatud veelgi pikemaks, iluvõre on muutunud veelgi agressiivsemaks ning udutulede ümbrus on saanud teistsuguse disaini, kuid selline üldine agressiivsus on säilinud. Ja otse loomulikult on lisandunud terve rida tehnilisi lahendusi, millest 10 aastat tagasi sellise segmendi autodel ei oleks osanud undki näha. Ka külje peal võib näha tükikest Insigniat, kuid kogu see lauge joon, selline sportlik ja dünaamiline, on justkui autodisaini õpikust maha kirjutatud. Selline maskuliinne puusajoon lõpeb aga üldiselt rahuliku ja tasakaaluka tagaosaga, aga üldiselt on Corsa disain tõepoolest hästi välja kukkunud. Corsa Pointi lahti mõtestamiseks tuleks ilmselt alustada faktist, et Euroopas seisab Corsa Opeli müügitabeli teisel real. Ehk tegu on tüüpilise masstootmisproduktiga, lähtuvalt sellest on siin nii positiivsed kui negatiivsed külgi. Teisiti öeldes, Corsa näeb hea välja, kuid ta ei ole ülemäära edev. Sõitjate ruumis valitsevad horisontaalsed jooned, mis lisavad salongile avarust, lisaks on meil olemas siin suur klaasist katuseluuk. Esiistmetel on ruumi palju, taga juba vähem, pagasiruum aga on juba õige ahtake. Multimeediasüsteemi puhul on Corsa heaks näiteks sellest, kuidas autotootjad üritavad elektroonika arendamise telefonitootjatele üle delegeerida ja loogika on siin täiesti olemas. Üht autot konstrueeritakse aastaid, aga tänapäeval näiteks telefonides lisanduvad äpid mitte enam nädalate, vaid päevade, võib-olla isegi tundidega ning autode multimeediasüsteemi ei ole ka parima tahtmise juures võimalik nii tihti update'ida, kui igasugu uusi lahendusi lisandub. Ja on ju siilidegi selge, et sinu telefonis on alati kõik need lisad, mis sulle kõige enam meeldivad. Ja selleks, et saada see ilusasti autosse, ongi lihtsalt vaja võtta kätte ja telefon autoga hästi ära integreerida. Ja sa saad kasutada kõiki neid asju, mida sa ka oma telefonis igapäevaselt kasutad. Ja tulemus on selline, et sinu auto vastab täiesti sinu soovidele ja nõudmistele. Ja Corsa on ka heaks näiteks elektroonika võidukäigust. Siin me näeme mitmeid lahendusi, mis alles mõned aastad tagasi olid saadaval premium-segmendi autodel. Kui pimenurga, andur ja sõidureast lahkumise hoiatus on juba tavapärane, siis näiteks roolisoojendust selles segmendis ei paku veel mitte keegi. Ja esimest korda on Corsale jõudnud ka elektriliselt soojendatav tuuleklaas. Ja muidugi ei tohiks mainimata jätta täiustatud parkimisassistenti, mis piisava ruumi leidmisel suudab auto ise sinna ära mahutada. Juhi ülesandeks on vaid gaasipedaali vajutada ja õige käik sisse lülitada. Kui me nüüd tuleme tolle masstootmise juurde tagasi, siis me näeme, et kui nüüd emotsionaalsust veidikene tahaplaanile sättida ja ratsionaalsust esiplaanile, siis tegelikult valikuvõimalused on väga avarad. Näiteks Corsa mootori valik koosneb 10 agregaadist. Käigukastid on manuaalsed, poolautomaadid, automaadid, suur on värvivalik, viimistlusmaterjalide valik ning igaüks, kes sellistes mõõtudes autot otsib, leiab endale sobiva konfiguratsiooni ilma igasuguste probleemideta. Selline siis on uus Opel Corsa. Pisikene, stiilne, sportlik putukas, aga meie näeme teiega järgmisel nädalal. Seniks nägemist!